tere hommikust, tere õhtust, tere päevast, sõltub mis kell ja kus keegi parasjagu seda videot kuulab. See lühike video on täna mõeldud valdavalt meie CNC kogukonna liikmetele, kellel on käed ja jalad tööd täis, palju informatsiooni, palju õppimist ja ka palju info jagamist. Ning selle info jagamise käigus on tulnud ette palju küsimusi, mis kipuvad korduma ja viitavad sellele, et on jäänud mõned olulised üksikasjad arusaamatuks, mis puudutavad kohe projekti alustalasid. Ja see on äärmiselt oluline, sest et kui ei saa aru nii-öelda fundamentaalsetest asjadest, siis on natukene keeruline mõista kogu tervikut. Ja selles ei ole tegelikult midagi imelikku, kuna CNC Community eesmärk on ehitada maailma suurim NFT fond ning majandada seda, nii nagu seda tehti traditsioonilises finantsmaailmas läbi fondide. Ma eeldan, et te teate, mis on fondid. Ja ma loodan, et olete kuulnud ka, mis on indeksfondid. Mõned näited indeksfondidest, näiteks Ameerikas Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor's 500, Nasdaq Composite. Need on mõningad indeksfondid, ehk need on kogumid siis teatud valdkonna ettevõtete aktsiatest või ettevõtetest, kuhu siis investeeritakse nii-öelda tervikuna, suure portfellina, sadade ettevõtete kaupa ja kuna need ettevõtted on väga hoolikalt valitud, sinna ei pääse igaüks, nad peavad olema teatud majandusnäitajatega, ehk teisisõnu piisavalt positiivsed, piisavalt hea tootlikkusega, siis indeksfonde kasutades ja sinna investeerides on investor alati plussis. Võite seda küsida ükskõik milliselt finantsnõunikult ja igaüks kinnitab seda. Ja need on päris head kasumid, mida fondid aasta ringis siis toodavad. Ning selline nii-öelda investeerimistegevus ja krüptomaailm siiamaani ei ole omavahel koos käinud. Ja sellepärast on ka tekkinud paljudel meie kogukonna liikmetel küsimusi ikkagi selles, et millel siis tegelikult põhineb CNC kogukonna äritegevus, tasuvus, kust tuleb see kasum ja mismoodi sellest aru saada ja mismoodi seda teistele rääkida. Katsume selle asja hästi lihtsalt ja kiiresti selgeks teha ilma detailidesse laskumata, sest et täpsemad juhendid, videod, põhjalikumad selgitused CNC kontseptsioonist, ärimudelist leiab kõikidest meie firma poolt tehtud esitlustest ja ka meie enda tehtud esitlustest nii meie Telegrami lehel kui ka firma ametlikul kodulehel, mis on siis cng.community. Aga kuna see nii-öelda A ja O on jäänud paljude jaoks segaseks, siis hakkame sellest otsast peale. Kogukonna eesmärk on luua maailma suurim NFT platvorm, kus pakutakse parimaid NFT tooteid, teenuseid, projekte, kõike sellega seonduvat kogu maailmale. Ehk kogume kõige parema tehnoloogia ja sellega seonduva ühele platvormile kokku, mida me hakkame ise kasvatama. Selleks, et platvorm hakkaks kasvama, on vaja loomulikult aktiivseid liikmeid ja ettevõte on valinud sellise strateegia, et annab tavalistel inimestel võimaluse astuda siia NFT maailma, õppida see selgeks, kasutada neid töövahendeid, kasutada neid eeliseid ja loomulikult, kes siis nii-öelda teeb ka tööd selle nimel, et seda kogukonda kasvatada, nendele maksta selle eest korraliku tasu, mida siis nii-öelda marketingi töö endaga peaks kaasa tooma. Kuna finantshuvi on alati see, mis paneb nii inimesed kui ettevõtted liikuma, siis peab kogu projekt olema üles ehitatud niimoodi, et ta oleks finantsiliselt tasuv, et ta oleks
loogiline, arusaadav, et ta oleks jätkusuutlik, et ta oleks läbipaistev. Ning selle kõige kinnituseks on meil ettevõttel siis juba pikaajaline koostöö maailma top audiitoriga, kelle siis nii-öelda nimi tuleb ka varsti kõigile teatavaks. Ja top audiitor tegeleb siis kogu NFT kogukonna tegevuse täieliku auditeerimisega ning iga kvartal esitatakse siis kõikidele meile või neile, kes soovivad täisraport kogu tegevuse kohta, et ei jääks mingeid küsimusi sellest, mismoodi kogu projekt töötab, kuidas rahad liiguvad ja üldse siis, kuidas see projekt on üles ehitatud. Nüüd, NFT kogukonda kuulumisel on inimestel, liikmetel väga suured eelised ja neid on mitu ja ennekõike see, et nagu ma mainisin, seda kogukonda või seda NFT projekti hallatakse, juhitakse nagu fondi. Tavalistel inimestel ei ole ligipääsu maailma parimatele fondidele, sest selleks ei ole vahendeid, selleks ei ole kontakte, selleks ei ole oskuseid ega teadmisi. Aga meie ettevõtte taga on firma juhid, kes on üle 20 aastat tegelenud ehitus, finants, investeerimisturul, fondide turul, indeksfondide turul ning viimase 5+ aasta jooksul on liikunud veel siis nii-öelda uude maailma, ehk nad on leidnud parimad ettevõtted NFT ja blockchain maailmast ja ka krüptomaailmast, kuhu nad on siis hakanud oma investeeringuid koguma ning sellega on nii-öelda loodud nagu omamoodi indeksfond krüptomaailmas, mida ei ole varem eksisteerinud. Piltlikult öeldes, sest on kogutud kokku teatud kogus edukaid ettevõtteid ja projekte krüptomaailmast ning juba üle 5 aasta toimub siis edukas investeerimine sinna valdkonda ning just selle valdkonna kasumlikkus, kasv ja edukus on see, mis on kogu meie kogukonna tagatiseks. Aga kuidas siis siia pääseda ning kuidas see töötab? Teil peab olema keegi, kes soovitab teid siia kogukonda, ehk siis keegi, kes on kogukonna liige. Kui te saate kutse, siis teil on võimalus valida 1-6 või ka mitu või kas või kõik meie siis kogukonna poolt pakutavatest nii-öelda NFT-dest. Kogukond nimetab neid brand building NFT-deks, ehk siis need on NFT-d, mis annavad teile õiguse osaleda selles projektis, olla kogukonna liige ja NFT on nagu teadapoolest digitaalne leping, mis on palju lihtsam, aga samas hästi võimas ja võimaldab siis teie digitaalseid vahendeid, teie krüptovahendeid ettevõttel hallata, kasutada, investeerida teie eest ja nii-öelda toota teile ja kogukonnale kasumit läbi siis oma teadmiste kogemuste, mida nad on aastate jooksul kogunud. Seega meie NFT ei ole mitte selline nii-öelda õhkutäis meem, nagu paljud on siin välja mõelnud, et kes iganes kunstnikud, ettevõtjad, igaüks võib täna omal NFT luua. Küsimus on, mis on selle NFT tagatiseks, mis on selle NFT hinnaks, mis on tema reaalne väärtus. Enamus juhtudel on see ainult spekulatsioon ja hype. Meie NFT annab teile reaalse võimaluse siis kogukonnas osaleda niimoodi, et esiteks ettevõte annab kogu NFT peale kulutatud raha eest samas väärtuses GNG tokeneid. Ta annab teile võimalus osaleda ettevõtte marketingis, boonusplaanis ja saada sellest head tulu. Järgmisest kvartalist alates hakatakse korraldama koolitusi, tasuta koolitusi krüpto ja NFT valdkonnast meie kogukonna liikmetele ning hakkavad tulema ka siis reaalsed ettepanekud investeeringuteks ja muudeks NFT valdkonnaga seotud tegevusteks, mis on siis majanduslikult kasulikud või harivad. Ja need on tegelikult päris reaalsed koolitused, mitte nii-öelda koolitused, sest see informatsioon tuleb inimeste ja ettevõtte poolt,
kes on selle valdkonnaga hästi kursis ning on seda pikaajaliselt juba teinud. Natuke selgitan veel kord lahti siis, kuidas kogukonna poolt kogutud väärtused ehk siis raha, mis NFT-de müügist tuleb, kuidas sellega majandatakse ja kuhu see läheb. Nagu mainitud, siis iga NFT ostja saab terve selle summa eest endale GNG tokenid antud hetke turuväärtusega. Ja neid tokeneid siis ettevõtte majandab nagu fondi. Ja see on oluline, sest fond on midagi kindlat, see on midagi turvalist, kui see on tehtud õieti ja seda ettevõte meil teha oskab. Ja seega me loome nagu uue, kuidas öelda siis, uue väljundi või uue mudeli, mismoodi tokeni väärtust luuakse, kuidas tema väärtus kasvatakse ja millel üldse tokeni hind põhineb. Ja see oluliselt erineb sellest, mismoodi krüptoväärtusi, tokeneid ja koine on varem hinnatud või kuidas neid mõistetakse. Meie tokeni taga on reaalne majandus, reaalne äritegevus, reaalne läbipaistvus ja auditeeritud tulemused, audiitorid siis nii-öelda raportid kinnitavad ka seda tegevust ja neid sõnu, mida siis firma oma nii-öelda ärimudelis on lubanud, mida ta on reklaaminud ja audiitorid siis kinnitavad ka seda kord kvartalis oma raportitega. NFT müügist kogutud rahast pool läheb siis meeskonnale boonuste väljamaksmiseks nendele, kes teevad turundustööd. See on väga oluline, sest ükskõik mis ettevõte ei ole edukas, kui seal ei oleks müügimeeskonda ja kui neid, kes tegelevad müügi ja turundusega, kui neid ei premeeritakse hästi. Pool sellest rahast on reserveeritud siis boonuste peale ja see on hea põhjus siis nii-öelda soovitada ka oma tuttavatele kogukonna liikmeks saamist, sest et see on see, mis viib kogu selle ärimudeli ja teabe teist eemale kaugemale kogu maailma ja võimaldab sellel fondil üldse tööle hakata. Võimaldab investoritel siis nii-öelda selle fondiga toimetada ja neid väärtuse kasumid luua. Lähemalt siis nii-öelda meeskonna boonustest saate juba vaadata vastavatest materjalidest. 20% NFT müügist saadud tulust läheb otse dividendide väljamakseks kõikidele, kellel on siis GNG tokeneid. Ja see on väga oluline muudatus või väga oluline nii-öelda siis lisaväärtus meie tokenile, sest see teeb sellest tokenist põhimõtteliselt nagu väärtpaberi, nagu aktsia, sest te teate, et kord kvartalis makstakse dividende ja seega, kui toome lihtsa näite tavaliste krüptovääringutega, siis krüptot ostetakse üks päev selleks, et ta üks päev maha müüa, loodetavasti kasumiga, tihtipeale kahjumiga, paraku enamus inimesi ju maksab kinni väikese hulga inimeste kasumi ja te olete saanud oma tasu korra kätte ja teie portfell on kas 0 või peaaegu tühi. Kui teil on token, mis maksab dividende, siis te ei peagi seda müüma, sest et kord kvartalis laekub teile tasu selle eest, et te olete tokeni omanik. Ja see on nii-öelda omamoodi siis security token, mis nõuab, mis on reguleeritud, mis on järelevalvel, mis on hoopis rangemini nii-öelda paika pandud, kuidas ja mismoodi selleks saab toimetada, mis siis lühidalt meile ja kõigile kogukonna liikmetele tähendab turvalisust ja stabiilset sissetulekut ainult selle eest, et olete tokenite omanik. 25% NFT-de müügist saadud rahast läheb siis just sinna fondidesse, nii-öelda indeksfondidesse krüptomaailmas. Ja sellest kohe järgmises slaidis natuke lähemalt. Ja sealt ta loomulikult tuleb tagasi siis kasumiga
ja juba siis nii-öelda tõstab nii selle tokeni väärtust, tõstab kogukonna väärtust, tõstab kogu projekti väärtust ja ongi nii-öelda see reaalne investeering, reaalne majandustegevus, mis loob lisaväärtusi, see on see, mida tavalistel krüptodel lihtsalt ei ole. See hübriidmudel loobki nii-öelda uue aluse, uue vundamenti, uue turvalisuse kõikidele meie liikmetele, sest ettevõte oma pikaajaliste kogemustega, oma siis nii-öelda juriidilise meeskonnaga, oma investeerimismeeskonnaga oskab kogukonna poolt kogutud rahaga käia ümber niimoodi, et see toodab kasumit. Seda tehakse vastutustundlikult, sest ettevõte ei majanda oma rahadega, vaid kogukonna rahadega ja nagu näha, 95% NFT-de müügist tulnud rahast läheb tagasi kogukonda läbi võrguboonuste, läbi dividendide ja läbi investeeringu. Ja firma jätab tegevuskuludeks ainult 5%. Ja jällegi kõik need numbrid leiavad kinnitust majandusanda siis nii-öelda auditis, mida siis kord kvartalis top audiitorfirma poolt meile kõikidele nähtavaks tehakse. Nüüd see 25%, mis läheb fondidesse, investeeringutesse, jaguneb veel omakorda 4 osasse, ehk on siis kõrgem risk. Need on siis näiteks blockchain ja NFT ettevõtted, mis valmistuvad börsile minekuks. Ettevõttel on lepingud selliste ettevõtetega, et enne IPO-d, enne börsile minekut on meil olemas oma strateegia, kuidas sellest nii-öelda kasumiga väljuda, et oma raha kätte saada. Ja see siis nii-öelda on selline kõrgema riskiga, aga hea kasumiga investeering. Siis on keskmise riskiga investeeringud on sellised juba töötavad NFT ettevõtted, blockchain ettevõtted, millel on juba teatud nii-öelda statistika, ajalugu. Siis on madalama riskiga ettevõtted, mis on võib-olla juba väga kaua olnud turul, aga samas on siis väga stabiilsed ning 25% rahast investeeritakse teatud krüptodesse otseselt, millel firma näeb, et on suur potentsiaal, aga mis on täna oma hinnalt sellised, et sinna tasub investeerida. Ja kordan veel kord üle, seda strateegiat kasutab ettevõtte juba ligi 7 aastat ja väga edukalt ja isegi langevate siis nii-öelda krüptohindade puhul, nagu viimane aasta-poolteist on olnud, on see strateegia olnud edukas, rääkimata siis sellest, mis juhtub, kui planeeritakse, et sel aasta lõpus, 24. aastal, krüptod peaks hakkama jällegi taastuma. Ning selline nii-öelda siis riskihajutusstrateegia on see, mis ettevõte teeb oma kogemuste, oma teadmiste pagasilt ning see aitab meil tavalistel kogukonna liikmetel, kes on siis soetanud NFT-si ja on tokeni omanikud, olla muretud ja kindlad, et meie vahendid on hästi hoitud, hästi manageeritud, kuna veel kord neid käsitletakse nagu fondi, mitte nagu tavalist krüptot, mis lihtsalt sõltub sellest, kus pool parasjagu börsil tuul puhub. NFT-si on võimalus valida siis 6 erineva hinna vahel, alates $50 kuni $2000. Selleks, et siis nii-öelda kogukonna liikmeks saada, tuleb osta vähemalt üks neist või ka mitu või ka kõik, see on enda vaba valik. Mida üks NFT annab, nagu siis mainisin veel kord, et annab kogu selle NFT hinnaväärtuses GNG tokeneid antud turuväärtusega ja tokenile makstakse kord kvartalis dividendi ja token on see siis loomulikult, mis selle suve alguses 2023. aastal jõuab börsile ning loomulikult muutub siis likviidseks vahendiks, millega saate toimetada nagu iga teise krüptoga. Üks väga oluline asi on vaja veel lahti seletada, et paremini mõista siis seda, kuidas
erinevate inimeste panus meie kogukonda ja ka meie tokenisse mõjutab tokeni hinda ja väärtust tulevaste inimeste jaoks. Täna seda videot salvestades on 28. veebruar 2023 ja ettevõte on siis avanud uksed esimestele soovijatele, kes soovivad kogukonda liituda umbes 6 aega tagasi. Praegu on selline eelavamisperiood, kus käib veel ettevõttes veebilehtede arendamine, maksusüsteemide arendamine, mõningate strateegiate paika panemine, ehk see on selline prooviperiood, kus juba saab hakata toimetama, aga kõik veel ei tööta. Samas on GNG tokeni hind täna 9 senti, mis on suhteliselt odav. Ettevõte plaanib siis teha pre-launchi ehk siis sellise eelavamise 18. märtsil ehk selleks ajaks siis peaks enamus veebilehe arendusest olema valmis. GNG NFT-d lähevad selleks ajaks blockchaini, smart contracti ehk muutuvad päriselt siis NFT-deks, nii nagu nad siis vastavalt definitsioonile peab olema. Täna nad on kõik veel alles sellised valmimisjärgus, eelstaadiumis, mis tähendab seda, et avamispäeval maksab GNG token 10 senti. Täna saab neid osta põhimõtteliselt 10% odavamalt. Kõik need, kes esimesed võib-olla 1000 liiget, kes selleks saaks meil olemas, 1000-2000 inimest, ostavad tokeneid, ostavad NFT-si ja saavad tokenid kingiks natuke soodsamalt, kui nende algne hind on. Seda sellepärast, et kõik ei ole veel valmis, projekt on alles ettevalmistuse arengufaasis, kõik veel ei tööta, aga varsti hakkab ja sellepärast on hind soodsam. Kui läheb paar mööda ja kogukonnas on umbes 10 000 liiget, siis tähendab seda, et on kogutud teatud hulk raha NFT-de müügist, mis on läinud siis dividendide makseks, mis on läinud preemiate maksmiseks neile, kes teeb tööd ja 25% sellest on läinud investeerimiseks siis krüptofondidesse, mis tähendab, et see on kasu, mis tuleb tagasi kogukonda, tuleb tagasi tokenisse ja tõstab meie kogukonna hinda ja tõstab ka tokeni hinda. Ehk kui tuleb 10 000 esimene tokeni ostja, on hind küll natuke kõrgem, aga tegelikult on loodud juba reaalne väärtus selle tokeni taha, sellepärast, et saab juba näidata toimivat majandusmudelit. Investeeringud töötavad ja projekt liigub selles suunas, et kogukond kasvab ja projekti väärtus tõuseb. Suvel kuskil selleks ajaks, kui ettevõte plaanib oma tokeni viia börsile, mis on teise kvartali lõpupoole, on meil näiteks võib-olla umbes 50 000 kogukonna liiget. Tokeni hind on kallim. 50 000 esimene ostja ei saa enam tokenit kätte 10 sendiga, vaid prognoositav hind börsil ja milles hetkel on umbes 50 senti. Tõsi, hind on kallim, aga selleks ajaks on olemas tokeni taga juba hoopis tugevam majandus, kõrgem hind, sest et investeeringud on toonud rohkem kasumit, rohkem ettevõtteid on sõlminud meiega lepingu, ettevõtte tulemused räägivad selget keelt ja seega kogu kogukonna, kogu projekti ja kõikide teie tokenite väärtus on kasvanud. Seega kogu kogukond ehitab tulevaste liikmete jaoks väärtusi, mida täna krüptomaailmas mujal ei toimu. Kui teie täna müüte oma bitcoini ja keegi seda ostab, siis üks maksab ja teine paneb raha taskusse ja mingit väärtust kuskil ei looda. Ja sedasi töötab praktiliselt kogu krüptomaailm. Ükskõik, kas keegi ostab või müüb NFT-d, tokenit või coini, raha vahetab omanikku, aga lisaväärtust sellest ei looda. Ja hind põhineb ainult spekulatsioonidel sellest, kus pool puhub tuul ja kus poole turud liiguvad üles valla, mis ei ole kuidagi kontrollitav ja mis ei ole stabiilne.
Ja see on ka põhjus, miks täna suhteliselt vähesed inimesed endiselt krüptot kasutavad, miks nad seda ei usu, sest et veel kord, te ei teagi ju, mis täna nii-öelda ühe või teise tokeni või coin'i hind on homme, ülehomme, üleülehomme, kuna sealt taga puudub reaalne majandus, läbipaistvus ja midagi sellist, millest inimesed aru saaks. Nii et ka 100 000 esimene GNC tokeni ostja maksab küll kallimat hinda, aga sellest ostab juba midagi, millel on veelgi suurem turuväärtus, mis on stabiilsem, mis on laiemale ringile juba arusaadav, nähtav ning see ongi tegelikult see, mille poole siis kogukond pürgib, et muutuda maailma kõige suuremaks NFT platvormiks, kus on kõige paremad, kõige suurem valik NFT ja krüptoga ning blockchainiga seonduvatest toodetest ja teenustest ning tänu sellele liigub rohkem raha ka siis parematesse projektidesse investeeringute näol ja tuleb tagasi kogukonda, mis tõstab kogukonna väärtust ja tokeni väärtust. Ning ennekõike ikkagi meie kogukonna liikmed on ju ka siis tokenite omanikud, nad saavad dividende ja ühel päeval võib-olla tahaks ka tokeni vahetada mõne teise vääringu vastu ning tugev majandus seal taga annab selleks hoopis suuremad garantiid, kui seda tänane krüptomaailm on suutnud luua. See on oluline vahe, siis me nimetame GNG siis tulegi see nimi meelde. Ütleme GNC strateegia ja praktiliselt kõikide teiste krüptovääringute strateegia vahel. Siin taga on reaalne majandus, mis on arusaadav, läbipaistev ja veel kord auditeeritud. Ning kõige parem on loomulikult siis see idee endale nii palju selgeks saada, et te teate ise, mida teha, kuidas NFT-d osta, kuidas sõpra kutsuda ja kuidas sõbrale selles asja sama kergelt näidata ja rääkida ning näidata, kuidas ka nemad saaksid seda nii-öelda protsessi korrata. Miks? Sellepärast, et ainult kogukonna kasvamise kaudu me loome lisaväärtusi. Kui ei tule juurde kogukonda uusi liikmeid, kui ei toimu nii-öelda siis värske raha juurdevool, kui ei ole reaalseid investeeringuid kogukonna taga, siis ei loodagi ju lisaväärtusi. Seega, nagu enne näitasin, firma hindab ja tasustab neid, kes teevad tööd ja see on loogiline, see on igas ettevõttes niimoodi ja seega selline lihtne mudeli kopeerimine on tasuv, aga veel kord, see on täiesti vabatahtlik ja see ei ole kellegi kohustus. Igaüks, kes on NFT soetanud, võib lihtsalt hoida oma tokenit, koguda kord kvartalis dividendi ning ei pea mitte midagi muud tegema. Kõik muu on lisavõimalus ja on täiesti enda vabal valikul. Praegu veel, kui ettevõte on nii-öelda oma kasvuperioodis, siis on võimalus NFT-si soetada USDT-ga tasudes Tetheri võrgus ehk siis TRC20 ja dividendi väljamaksed ning ka siis meeskonnatöö väljamaksed toimuvad samamoodi USDT TRC20 kord nädalas iga reede. Uusi lahendusi, makselahendusi tuleb kindlasti, juba läbirääkimised käivad, aga ettevõte on väga ettevaatlik. Kõik variandid kaalutakse hoolega läbi, arutatakse läbi audiitoriga, et nad oleks legaalsed, turvalised, sest ennekõike turvalisus kõige tähtsamal kohal, kuna ei taheta loomulikult seada riski ei projekti ega ka kellegi liikmete finantse eraldi ja seega kõik uued võimalused arveldamiseks tuleb hoolega läbi kaaluda, enne kui nad platvormile tuuakse, aga neid kindlasti siia tulevad.
Ning kokkuvõtteks siis oleme praegu faasis, kus vähem kui 3 nädala pärast ehk 18. märtsil toimub nii-öelda pre-launch ehk eelavamine. Selleks hetkeks on tokeni hind 10 senti, täna ta on 9. Plaanitakse minna börsile ja ka paarile börsile teise kvartali lõpus ehk siis sellel suvel. Mõistagi ei saa täna veel neid börse mainida, sest see oleks spekuleerimine. Ning kokku on ettevõte ette valmistanud 250 miljonit tokenit. Nad on nii-öelda predefined ehk nad on olemas ja nad lähevad reaalselt siis blockchaini ja smartchaini siis, kui token läheb börsile selle aasta suvel. Sinnamaani ettevõte majandab nii-öelda oma back office'is kodulehel teie tokenitega, hoiab seal seda arvu, arvestab dividende ja siis reaalselt kasutada ja ise müüma ja ostma saate need börsile hakata selle aasta suvest. Ning nagu siis mainitud, kui ettevõte kasvab prognoositud tempos, siis on börsile minemise hetkeks tokeni hind circa 50 senti ehk siis umbes 5-6 korda tänasega võrreldes. See oligi see mitte küll niivõrd lühike, kui ma soovisin kokku võtta sellest, mismoodi on GNC kogukond, GNC token ja meie NFT fond ehitatud, mis alustel. Ma loodan, et ehk jõudis nüüd see idee ja põhimõte paremini kohale. Igal juhul on projekt edukas, kui kogukond on rahul, kui kogukond kasvab, kui kogukond on jõukas ja sellepärast siis on mõistlik panna jõud kokku, jagada seda informatsiooni oma tuttavate sõpradega ja anda siis endast täpselt nii palju, kui teile tundub, et teile sobib ja lähemalt siis juba nii sellest, mismoodi töötab boonusplaan, mismoodi täpsemalt see tokeni majandus käib, mismoodi saab pakett osta, mismoodi saab kedagi registreerida. Kõige selle kohta leiate juba põhjalikud info ja videod meie Telegrami kanalilt ning siis ettevõtte koduleheküljelt, mis on gnc.community. Omalt poolt siis tänan kõiki, et leidsid aega kuulata. Loodetavasti tuli nüüd natuke parem pilt sellest hetke, millel kogu meie idee põhineb ja ootan siis järgmisi väljakutseid. Korraldame kõnesi teie meeskonnaga, teie tiimidega ning jälgige siis ametlikku infokanalit Telegramis firmapoolsete webinaride osas ja peatse kohtumiseni ning ilusat päeva juhtu jätku teile!